Tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Röövlinnud ja ma ei hakka seda pikka nime välja ütlema. Okei, ma ütlen selle pika nime ikkagi välja. Me räägime täna sellisest filmist nagu Röövlinnud ja Harley Quinni erakordne vabanemine. Me ei ole selleks arvustuseks üldse ette valmistanud. Peale selle ma käisin seda filmi vaatamas, ma ei ole midagi endale kirja pannud ja ma proovin need mõtted kuidagi kokku saada. Millest see film räägib? Harley Quinn ja... mis Harley Quinn ja... Röövlinnud, see ei ole see ju, see on Röövlinnud ja Harley Quinni erakordne vabanemine. Väga veider nimi. Sorry, no harm done, eks ole, natukene siuke... Harley Quinn on nagu nii kuradi taga seal lauses ja nii nagu mõttetu osa tundub sellest, et see ajab segadusse, eks. Röövlinnud ja Harley Quinni erakordne vabanemine räägib siis loo Harley Quinnist peale seda, kui ta läks Jokeriga lahku ja ta proovib põhimõtteliselt saada siis iseseisvaks naiseks. Iseseisvaks naiseks selles mõttes, et kui ta Jokeriga koos oli, siis see garanteeris talle põhimõtteliselt puutumatuse, ta võis teha ükskõik mida, sest ta deitis siis ju seda, kuidas seal filmis see tõlge oli, Gothami kuningas Clown Prince'i või? Ei, kriminaalkuningas Clown Prince'i. Ma ei mäleta, kuidas see oli, aga Clown Prince of Crime'i põhimõtteliselt siis. Siis, kui kõik teised tegelased seal filmis põhimõtteliselt Gothami linnas üldse saavad teada, et Harley Quinn ei olegi enam Jokeriga koos, siis nad hakkavad tema seda iseseisvumist täiega segama ja põhiline vastane seal filmis sellele on siis must mask, Black Mask. Esimene asi, mis selle filmi juures, häiris juba kohe, kui see välja tuli. See nimi on väga misleading, see on nagu Röövlinnud ja Harley Quinni erakordne vabanemine. See nimi paneb sind arvama, et film siis keskendub põhimõtteliselt sellele tüdrukute kambale, mida nad seal promovad ka ma arvan, et olete postereid ja treilerid igal pool näinud. Tegelikkuses on ikkagi Harley Quinni lugu ja selles mõttes on hea, aga ma arvan, et nad oleks võinud selle nime valimisega paremat tööd teha. Ja kui ma ei eksi, siis tegelikult ma just hiljuti lugesin uudis ka, et nad tegelikult muutsidki selle filmi nime ära, see on Harley Quinn ja Birds of Prey või midagi siukest. Et siuke marketing värk, eks. Okei, ma hakkasin kohe siin selle nime üle juba vigisema. Tegelikult ei ole üldse nii hullu. Räägime sellest siis, mis mulle selle filmi juures meeldis. Mulle meeldis see, et see oli täiega siuke lõbus ja tore ajaviide. Koomilises mõttes oli ta päris tore. Ei saa öelda, et need naljad oleks nüüd mingid väga retsid seal filmis olnud, mis oleks nagu väga haakunud ja eluks oleks külge jäänud ja mida ma nüüd ka kohe ise ka koju kasutama lähen, eks ole. Pigem nad olid siuksed, fun'id, väga meelde jäävad, aga selles hetkes olid nad sitaks head. Muidugi tegelased olid ägedad, tegelased olid sitaks ägedad, keegi kellele siis Margot Robbie poolt mängitud Harley Quinn meeldiks. Tõesti suurepärane, hea valik esiteks näitleja poolt selle rolli jaoks. See film ta oli ise produtsent ka seal ja ma tean, et Harley Quinn on talle väga hinge läinud tegelane ja siin filmis oli tunda seda, et tegelikult Harley'le tehti nagu Justice'it tegelase mõttes. Kurat, iga kord, teeme nii. Kui ma veel ütlen siukseid asju nagu Justice ja räägin poolenisti inglise keeles, siis iga kord, kui te kuulete ma midagi inglise keeles, ütlen, pange videole dislike, siis ma arvatavasti saan selle rääkimise korda. Ma proovin end parandada, tõesti proovin. Ühesõnaga, Harley Quinnile ma arvan, et tehti õiglust. Ma isegi ei tea, mis eesti keeles nagu õige sõna on. Et Harley Quinnile anti hea siuke soolofilm ja lugu. Ja seda on näha siin filmis, see oli tõesti tore. Mis veel? Ewan McGregor, eks ole, mängib siis romansioonist ehk siis Black Maski ehk siis musta maski ja ühte siis Batmani põhivaenlastest ja üldse DC universumi siukestest pahadest tegelastest. Ta oli selles rollis suurepärane. Peale selle, et see film oli tore, mõned naljad hittisid, eks ole, ja näitlejad ja tegelased olid ägedad, mul selle filmi juures nagu mitte midagi rohkemat siukest konkreetselt meeldejäävat ja toredat ei olnudki. Ma ei saa kurta nagu selle filmi tempo üle, see oli päris mõnus, see oli päris hästi kokku pandud montaaži poolt ja kogu produktsiooni poolt, aga mis mind kõige rohkem ja ma arvan ainukese asjana selle filmi juures häiris niimoodi, et see selle kogemuse minu jaoks ühekordseks tegi, sest ma ei kavatse seda filmi uuesti vaadata. Seal filmis juhtub päris nagu siukseid retsi asju, aga sa kunagi ei tunne, et see oht oleks reaalne seal filmis. Seal mängib üks siuke noorem tüdruk ka, ma ei hakka nagu süvitsi minema, mida ta teeb ja mis ta roll seal on, aga näiteks oht, mis on temaga seotud, see ka nagu ei pane sind kuidagi tema pärast kartma, sest see film on natukene võib-olla liiga fun, liiga lõbus, eks, üks dislike jälle. Ta on nii lõbus ja tore ja mõnus film iseenesest, aga kuna siukses, ma tahaks väga tunda sellises filmis ohtu ja DC universumis on nagu reaalselt tehtud ju tegelikult häid R-rated filme. Joker, eks ole, suurepärane film, väga vägivaldne, väga siuke tõsine ja tumedate toonidega film. Ma ootasin selles filmis ka midagi sellist.
rohkem selle filmi kohta midagi öelda ei oska. Kindlasti, kui sa oled seda näinud, siis anna teada, mis sa sellest arvasid. Väga veider, ma vahepeal teietan teid, võtan nagu mitmuses, siis ma ütlen sa. Ühesõnaga, proovime, testime kõike, peab testima. Vaatame, mis külge jääb, teeme lihtsalt videosi, räägime filmidest. Kui sa oled seda filmi näinud, kommenteeri alla, mis sa sellest filmist arvasid. Kui sa minuga ei nõustu, ära karda, kommenteeri ikka. Mis veel? Ma arvan, et vaadake see ära. Ja kui sulle meeldis, kui sulle, teile, kui sulle meeldis, ühesõnaga, kui teile meeldib, millega ma tegelen, siis ehk tasuks mind jälgida ja ega muud ei olegi. Anna teada, mis filmist arvasid ja näeme järgmine kord.